lumekoristus katuselt. Miks üldse katuselt lund koristada? Katuselt koristatakse lund sellepärast, et see ei tekitaks üleliigset koormust teie katuse konstruktsioonile. Et kõik, kes on elus kas ühe labitäie heitnud lund, niisugust sulalund, kujutavad endale ette, palju see kaalub. Aga nüüd jagage need labidatäied kõik oma katuste peale laiali ja kas te kujutate ette, millist koormust see avaldab teie katuse konstruktsioonile. Selle tagajärjel võivad katuse konstruktsioonid kokku murduda, võivad tekkida igasugused kahjustused. Teil on näiteks plekkkatus ja konstruktsioon vajub nii palju, et kevadel tuleb teil parandada plekkkatuses tekkinud igasuguseid kahjustusi. Miks tellida katuse lumekoristust? Miks te ei võisi seda ise teha? Esiteks, kui te tellite professionaalsed, kas katuse plekksepad või mägironijad, mis iganes, need inimesed on selleks ette valmistatud. Neil on olemas vastav turvavarustus ja kõik muu sellega kaasneb. Et palju lihtsam on tellida professionaalid, kes eemaldavad teie katustelt jääpurikad, liigsel lume ja nii edasi. Et kui te olete mingi majaomanik näiteks linnas, siis enneaegse lumekoristusega te võite ennetada kindlustusjuhtumeid näiteks. On juhtumeid olnud, kus inimestel on kukkunud jääpurikad pähe ja seos sellega on nad sattunud haiglaravile. Kõik need haiguskulud, mis kaasnevad sellega, tuleb kinni maksta majaomanikul, sest katus ei olnud korralikult hooldatud. Sama toimub ka näiteks viilkatustel, sest kõik inimesed ei olegi võimelised ronima katustele ja sealt lund alla lükata. Peab teadma, kuidas sa astud, kuhu sa astud ja nii edasi. Soovitan selle video alt võtta telefoninumbrid ja helista otse kohe ja küsi julgesti pakkumist. Me tuleme ja lükkame teie lumekatustelt alla just nii, nagu see peab käima. Aga nüüd soovitan vaadata see video lõpuni, nautige seda videot, vaadake, kuidas käib lumekoristus ja ärge unustage, et seda tööd peavad tegema siiski professionaalid. Ärge minge tegema tööd, kus te võite ise viga saada ja pärast veeta oma vaba aeg haiglas selle asemel, et nautida talverõõme. Kõik numbrid leiate selle video alt olevast selgitusest. Pavikute kõrval, seal kus kasvas rohi, seisime ja hoidsime teineteisel käest. Pavikute kõrval, seal kus külamehed vankritega alla sõitsid mäest. Meie ei seisnud ju lippude all, meid ei tabanud kuulid. Punaseks värvis linane voodil veri, mis tuli su huulilt. Pavikute kõrval, sel aastal algas streik ja ma ei leidnud tööd. Pavikute kõrval, sa lämbusid me ärklitoas sel keelutunni ööl.
kus kasvab rohis, seisime ja hoidsime teineteisel käest. Vabrikute kõrval, kas üldse lootust oli, sa vastasid, kui kaunis päev. Meie ei seisnud ju lippude all, meid ei tabanud kuulid. Punaseks värvis linad me voodil veri, mis tuli su huulilt.